government, no major political party has ever significantly addressed the issue. They haven't been listening to us, the climate activists. It's time to make up my own mind and decide if I think it's time to break the law. Tere tulemast vaatama järjekordset Panoptikumi saadet. On olnud huvitav nädal. Joe Bideni Saksa lambakoer sai oma 2-aastase karjääri jooksul juba 11. korda eriüksuslast maitsta. Kaja Kallas, kes hiljuti valiti ka Euroopa aasta liberaaliks, kinnitas, et ettevõtete tulumaksu ei tule ning selle eest on ta valmis isegi tagasi astuma. Tasub meeles pidada. Ning New Yorgi inimestele tutvustati uut Robocoppi, mis linnatänavatel patrullima hakkab. Linnapea sõnul ei ole seda robotit võimalik ümber lükata ning ta demonstreeris seda ka publikule. Sellest on meil ka videosalvestis olemas. See ei ole see. Ei, see ka ei ole. This is not a pushover. Aha, võt see. 420 pounds. Aga nüüd põhiteemade juurde. Eelmises saates rääkisime pikemalt kliimahüsteeria propagandast ja rohepöördest. Ja ei saa ka seekord ilma nende teemadeta. Kuid märgid on positiivsed. Kuigi rahvusvaheline energiaagentuur manitses hiljuti rikkamaid riike, et need peaksid 30 aasta jooksul saavutama kliimaneutraalsuse, kirjutab Wall Street Journal hoopis vastupidistest arengutest. Pikemat aega on Euroopa globaalse keskkonnaliikumise esirinnas marssinud, tõotades aastaks 2050 heitmetele lõpu teha. Ülekaalukas enamus eurooplasi ütleb, et neile see meeldib. Vaikselt jõudu kogu vastupanu annab aga märku, et tõde on sootuks komplitseeritum. Valijaile meeldib idee rohkem kui reaalsus. Kui uksele koputavad konkreetsed sammud ning rohepöörde kulud kohale jõudma hakkavad, löövad põnnema nii publik kui poliitikud. Sel nädalal teatas Suurbritannia, et lükkab 5 aastaku võrra edasi uute bensiinimootoritega autode ja mikrobusside müügikeelu. Järgmine tärmin on 2035. Ühtlasi ütlesid nad, et ei kavatse kavandatud karmusega jõustada majapidamiste üleminekut gaasiboileritelt soojuspumpadele. Ja veel tõotas Ühendkuningriik mitte iialgi kehtestada süsinikumaksu lihale ja lendamisele. Meie risk, kes me 2050. aastaks nullheitmeid näha tahaksime, seisneb selles, et kui me sellel teel jätkame, siis me riskime kaotada Briti rahva nõusoleku. Sõnastas probleemi peaminister ning nentis, et poliitikud pole töörahvale rahalist poolt ausalt lahti rääkinud. Ka Saksamaa, kus valitsuskoalitsioon ka rohelisi kätkeb, lahjendas äsja uute gaasiboilerite keeldu kodudele, kuna omanikud ja opositsioonipoliitikud hakkasid vastu. Poola valitsus, seistes silmitsi oktoobrikuiste valimistega, kaebab Brüsseli mõnede üleliiduliste kliimaeesmärkide pärast kohtusse, sealhulgas uute bensiiniautode keeld aastast 2035. Hollandis saavutas tänavustel kohalike omavalitsuste valimistel suurima esinduse põllumeeste meelne erakond, mis sündis protestidest riiklike plaanide vastu piirata lämmastiku heitmeid. Ka prantslased peavad kliimamuutus suureks mureks, näitavad rahvaküsitlused, kuid samas pole nad sugugi vaimustanud Euroliidu suurtest sammudest heitmete vähendamise suunas. Juunis näitas IFOP-i uuring, et 65% prantslaste arvates sisepõlemismootoriga autode müügikeeld kliimamuutuste vastu ei aitaks. Sama meelt on üle poole publikust ka gaasikütte keelustamise suhtes. Tänavu pandi taganema Pariisi linnaisade plaan keelata pealinnas vanemad ja tossavamad sõiduriistad. Ametnikud ütlesid, et tööle ja tagasi sõitjad polnud selliseks dramaatiliseks muutuseks valmis. Seaduse rakendamise tähtajad lükati 2025. aasta juunisse ja kaugemale. Augustis tõusis Londonis tohutu torm, kui linnapea laiendas ultramadalate heitmete tsooni eeslinnadele ning kehtestas kõige saastavamatele sõidukitele päevase lõivu 12 naela ja 50 penni, ehk umbes 14 eurot. Nagu näitasid küsitlused, on samm pealinna lähiümbruses sügavalt ebapopulaarne, sest seal sõltub rahvas autodest rohkem kui Londoni kesklinnas. Muidugi mõista tõsiusklike kliimaaktiviste sellised arengud ei morjenda ning sellest annab tunnistust ka BBC saatejuhi ja kliimaaktivisti hiljutine avaldus. Inglise kliimaaktivist Chris Packham
avaldas äsja uue ökodokumentaalfilmi Kas on aeg rikkuda seadust reklaamklipi, millest arutab selle üle, kas kliimaaktivistid peaksid hakkama seadust rikkuma, et neid kuulda võetaks. It's time to make up my own mind and decide if I think it's time to break the law. What are we going to do about it? An overwhelming number of people recognize that we are in danger. They fear for their own lives, their children, frightened for the future of life on Earth. No government, no major political party has ever significantly addressed the issue. They haven't been listening to us, the climate activists. Now, I'm not asking for anyone to break the law. There are so many lawful ways to get involved. Raise your voice. Post a poster, sign a petition, paint a banner, go on a march, lobby your local MP. However, for me, myself, we're in significant and obvious danger. But I've got to raise my voice. If you're an activist that's already made a decision that, yes, you're going to break the law, so long as no one is hurt and there's no lasting environmental damage, then you'll have my support. And personally, I think I've reached a point where I now consider it the ethically responsible thing to do. Samal teemal kirjutas hiljuti Natural News toreda artikli, milles selgub, et Kansases asuv 4 miljardit maksnud Panasonicu elektriautode akutehas nõuab nii palju energiat, et rajatis vajab oma enda kivisöe elektrijaama. Kansases asuv söeelektrijaam, mis oli kavas sulgeda, jääb ikkagi avatuks, et pakkuda vajalikku energiat uute elektriautode akutehasele, mis siis peaks tootma puhtaid ja rohelisi energiasalvestustooteid. Kuna Bideni režiim jätkab jõupingutusi, et sundida kõiki ameeriklasi kasutama elektriautosid, on Panasonic ehitanud Kansas City väikesesse äärelinna $4 miljardit maksnud elektriautode akutehase. Kohaliku meedia andmetel vajab tehas toimimiseks 200–250 megavatti elektrit. See on umbes sama palju energiat, mida on vaja väiksema linna elektriga varustamiseks. See tõestab taaskord, et nõnda nimetatud puhta energia loomiseks tuleb põletada palju väidetavat räpast energiat, mis muudab selle ettevõtmise mõtetuks. Ja nagu on korduvalt rõhutatud, ei ole sellises nõndanimetatud roheliste energiatoodete tootmises, nagu elektriautode akud, midagi puhast. Tegelikult koormab elektriautode akude ja muude komponentide tootmine keskkonda palju rohkem kui traditsiooniliste bensiini- või diiselmootoritega sõidukite ehitamine ja kasutamine. 6-kilone liitiumi-ioon aku säilitab umbes sama palju energiat kui 500 grammi naftat. Selle aku valmistamiseks on vaja 3 tonni kivimeid ja mulda, et saada kätte akusse minevaid mineraale. Keskmine elektriauto aku kaalub umbes 500 kilogrammi. Kogu see kaevandamine ja tehastes töötlemine tekitab palju rohkem süsinikdioksiidi heitekoguseid kui bensiinimootoriga auto. Seega tuleks elektriautoga sõita umbes 100 000 kilomeetrit, enne kui süsinikdioksiidi heitekoguste vähendamisele mingisugunegi mõju on. Ehk siis mida rohkem ehitatakse elektriautode ja neile masinatele mõeldud akude tehaseid, seda rohkem hävitatakse keskkonda. Seda on mõistnud ka mitmed keskkonnakaitsjad, kes tunnevad ennast reedetuna. Hiljuti selgitas seda olukorda Washingtoni seadusandjatele Ameerika söenõukogu tegevjuht Emily Arthun. Ma kohtusin senaatorite ja rahvaesindajatega, kes mõistavad, et me vajame kivisütt palju pikemat aega, kui meile räägitakse, ütles Arthun, selgitades, et nõnda nimetatud roheline energiatööstus vajab pinnal püsimiseks tohutuid koguseid seda koledat ja saastavat energiat. Inimesed hakkavad aru saama, et energiavajadus kasvab ja need enneaegsed söeelektrijaamade sulgemised ei ole olnud õige otsus. Niisiis kasvab kiiresti inimeste hulk, kes mõistavad, et kogu see kliimahüsteeria ja rohepöörde hullus on globalistide loodud petuskeem, mille eesmärk ei ole muud kui elanikkonna paljaks riisumine, et neid kergem kontrollida oleks. Sellest saab isegi aru endine õiguskantsler Allar Jõks, kes muidu hiljuti toimunud VKG konverentsil selgelt mõista andis, et ta toetab Kliimaministeeriumi poolt planeeritavat kliimaseadust.
Vandeadvokaat Allar Jõks aga leiab, et teaduspõhisusega ei maksa liialdada. Oluline on ka kohalikke olusid arvestada. Kas kliimareform peaks Eestis toimuma ükskõik mis hinnaga või tuleks aluseks võtta seda, et kui palju see on Eesti rahvuslike huvidega kooskõlas? Sest vastasel juhul võib juhtuda nii, et me oleme aastaks 2050 saavutanud kliimaneutraalsuse, aga pooltele eestimaalastele tuleb maksta toimetuleku toetust. Ja mis me siin Jõksist räägime, kui isegi vanameister Bill Gates on mõistnud, et kliimakatastroofiga ei ole mõtet enam inimesi hirmutada ja lollitada, sest keegi niikuinii ei usu enam seda juttu. Gates ütles New York Times Centeris toimunud üritusel, et kui te püüate ajada jõhkrat kliimapoliitikat, siis saate te inimesed, kes ütlevad, et mulle küll kliima meeldib, aga ma ei taha neid kulutusi kanda ja oma elatustaset vähendada. Täpselt nii ongi. Ja inimesed, kes seda teemat ja selle tausta mõistavad, peavad julgelt ja selgelt välja ütlema, et me teame, mis toimub, miks seda tehakse ning milline on eesmärk. Ja see ei käi vaid kliimapropaganda kohta. Sama kehtib kõikide teemade kohta, mida need globalistidest närakad meile peale tahavad suruda, et meie üle kontrolli saavutada. Sest me tegelikult oleme juba võitnud. Kriitiline mass on saavutatud. Vahet ei ole, millisesse seltskonda satud, suur osa inimesi teab, kes, kuidas ja kuhu poole niite tõmbab. Hiljuti veetsin ma nädala koos suurema seltskonnaga inimestega, keda ma nägin täiesti esimest korda. Ning sain taaskord kinnitust, et psühholoogia professor Mattias Desmandi poolt välja käidud 30-40-30 printsiip peab väga hästi paika. As many of you may know, all of humanity is under a massive psychological warfare attack. And Professor of Clinical Psychology Matthias Desmet, who has studied the psychology of totalitarianism, has done an excellent job of explaining how we got here and how we win. In dictatorships, obedience comes from a basic fear of the dictator. But with totalitarianism, the people are hypnotized into obedience. In psychological terms, this mass hypnosis is known as mass formation. And totalitarianism always starts with a mass formation inside the population. A mass formation requires 4 conditions for it to take root. The masses must feel alone and isolated, and their lives must feel pointless and meaningless. These conditions have been growing for years with social media, mobile devices, and 4 years of massive division experienced during the Trump administration that made people on all sides feel more isolated. The masses then must experience constant free-floating anxiety, and they must experience free-floating frustration and aggression. This simply means there is no discernible source for the anxiety or aggression. And so the person begins to irrationally crave a remedy, no matter how absurd or destructive it may be. And these conditions were met in 2020 with the COVID lockdowns and the BLM riots. They are now ripe for hypnosis, and once they accept the experimental vaccines, they feel solidarity, which validates the whole thing for them, no matter how senseless. They are now changed, no longer rational. They become more intolerant and cruel. So how do we win? Studies have shown that about 25% of the population cannot be hypnotized, and about 10% are highly susceptible to hypnosis. And Professor Desmet simplifies this even more for us. He says that 30% of people are now deeply hypnotized and have irrationally accepted the experimental shots as their solution. 40% are not yet hypnotized, but will ultimately go along with the herd. And the rest of us are seeing things clearly. What the enemy is trying to do is extremely dangerous, because if the masses ever awaken from their spell, they will demand justice. And so stress must constantly be maintained upon the masses until the mass formation is complete. We are the voice of dissent, and while we may not have much influence over the hypnotized 30%, we most definitely have sway over the 40% who will go along with the herd. We need to become the herd. Whether you think this all happened by accident or conspiracy, whether your reasons are based on religion or personal health,
Our voice of dissent must become one. It must grow, and it must never end. We must spread the seeds of doubt to everyone. At the gas station, at the grocery store, at work, at home, with the neighbors. They are desperately trying to provoke a civil war or a violent revolution because they can control that. Violence will not break people out of the hypnosis. It will only push more people into it. Telling the truth has become a revolutionary act. Telling the truth to everyone you meet will save humanity. So keep doing it. See 30%, kes teab, mis toimub, ei tohi karta tõde välja öelda. Vastupidiselt teisele 30%, globalistidele ja nende käsilastele, on meil algusest peale õigus olnud, sest me teame, millised on uue maailmakorra ehitajate plaanid ja eesmärgid. Me ei pea midagi häbenema, sest me ei ole kellelegi valetanud, kedagi petnud või mis veel hullem, kellegi elu ohtu seadnud. Häbenema peavad need, kes on meid vandenõuteoreetikuteks, natsideks ja jumal teab, kelleks nimetanud. Sest just nemad kummardavad poliitikat ja massimeediat, mis inimestega teadlikult manipuleerib ja neid hävitab. Selleks, et meie võit ära vormistada, on nüüd olulisem kui kunagi varem, et me kõik koos häält teeksime. Globalistidest käpikud ja nende aetav poliitika on juba mitmes riigis ühiskonna naerualuseks sattunud ning enamus inimesi ei ole selliste arengutega nõus. Seega ei jookse ka see 40% enam hea meelega valitseva klassi ettepanekutega kaasa, sest nad ei soovi selliste häbistatud tüüpidega ühte punti kuuluda. Nüüd on see hetk, kui me peame ühiskonnas oma seisukohad sirge seljaga välja ütlema. Et see 40% inimestest mõistaks, et tegelikult on siin riigis veel terve mõistus säilinud ja et see sisetunne, mis neil on, et üleval pool on midagi mäda, ei peta neid. Ning mis kõige olulisem, nad peavad mõistma, et nad ei ole üksi. Vastupidi, sarnaselt mõtlevaid inimesi on väga palju ning kui see teadmine piisavalt paljudele kohale jõuab, siis on globalistide plaanid omadega õhtal. Sest kui 70% elanikkonnast nende kavatsustele vastu seisab, siis pole võimalik neil midagi korda saata. Edmund Burke on öelnud, et kurjuse võidutsemiseks piisab heade inimeste tegevusetusest. Väga tabavalt öeldud ja see on ka paika pidanud, sest head inimesed ei trügi tavaliselt poliitikasse ja ei ürita iga hinna eest võimu haarata. Nagu teevad seda, mitte nii head inimesed. Aga see kehtib vaid senikaua, kui need mitte nii head inimesed heade inimeste elu väljakannatamatuks ei muuda. Siis võtavad ka head inimesed jalad kõhu alt välja ning hakkavad oma õiguste eest võitlema. Ning just sellel ajal me praegu elame ja meil on sõna otseses mõttes võimalik ajalugu teha. Aga kui me ajaloost juba räägime, siis ajaloo prügikasti püütakse iga hinna eest paigutada ka parvlaev Estonia katastroofi tegelikke põhjuseid. Eelmisel nädalal tutvustati parvlaev Estonia merepõhjaga kokkupõrke arvutusliku analüüsi aruannet, mille üks peamise eesmärke on välja selgitada vraki parema parda vigastuste tekke põhjus. Teadusuuringu läbiviimiseks kuulutas Ohutusjuurdluskeskus välja rahvusvahelise riigihanke. Uuringu peatöövõtja oli Tallinna Tehnikaülikool, keda toetasid töövõtjad Forship OÜ ja MEC insenerilahendused OÜ ning konsulteerivad välispartnerid Stockholmi ülikoolist ja Soomest. Hankeleping kogu maksumusega 245 000 eurot allkirjastati 30. augustil 2022 ja tööd anti üle 31. augustil 2023. Aruandes leitakse, et arvutusliku mudeldamise tulemuse põhjal on väga tõenäoline stsenaarium, et parema parda vigastused on tekkinud laeva merepõhjaga kokkupõrke tagajärjel. Midagi üllatavat selles järelduses muidugi ei ole, sest juba pikemat aega on selge, et laevahuku tegelike asjaolude kinnimätsimiseks just sellised tulemused välja imetakse. Kuid selle juures on üks pisike aga. Kuidas sai merepõhi puutuda vastu Estonia kere juba siis, kui laev alles vee peal ulpis? Sest seda sama auku kirjeldasid ka vette hüpanud Estonialt pääsenud ning nende ütlusi kinnitasid ka teemaga hästi kursis olnud ametnikud. Ma loen ette mõned lõigud Drew Wilsoni raamatust Auk, mis on aga ainult väike osa kogu selle augu kohta käivast infost. Nii et ma soovitan seda raamatut lugeda ja väike kokkuvõte sellest on ka Vanglaplaneedi lehel. Ning audioraamatuna on see tasuta kättesaadav Nõmme raadio kodulehel. Ning siinkohal suur tänu Margus Lepale, tänu kellele see materjal mitmes formaadis ja eesti keeles kättesaadav on. Aga mida siis raamatus augu kohta kirjutatakse? Paljud inimesed on rääkinud august samas kohas, kere tüürboordi poolses osas vööri lähedal
Seda on tunnistanud need, kes on laevavrakiga ühel või teisel viisil otseselt kokku puutunud. Esimesena kirjeldas seda ellu jäänud rootslane Rolf Söörman, kes ujus mitu tundi külmas vees, hoides ühe käega kummuli päästepaadist ja teisega eestlannast, kes hiljem külma tõttu suri. Oma päästepaadi juures nägi Söörman uppuva laeva keres vööri lähedal suurt tumedat laiku. See oli minu meelest auk, ütles ta. Minu ütlused tunnistati riigisaladuseks, nii et hiljem ei näidatud neid mulle endalegi. Ma ei ole 100% veendunud, et nägin just auku, sest oli väga pime, kuid olen kindel, et see koht oli ülejäänud laeva kerest palju tumedam ja minu meelest nägi see välja nagu auk. Järgmisena mainis auku algallikas. Rootsi veeteede ameti ülem Johan Fransson, kes oli juhtinud Rockwateri ülimalt salastatud sukeldumist vraki juurde 1994. aasta detsembris, kõneles 1996. aastal korraldatud kohtumisel ellujäänute ja ajakirjanikega. Praktiliselt oli Fransson olnud parvlaeva Estonia korraldatud sukeldumiste tippjuht. Tema oli üks vähestest, kes teadis avalikkuse eest varjatud informatsiooni. Keegi esitas Franssonile küsimuse, kas parvlaeva parempardas oli auk. Jah, vastas ta, parempardas on auk, kuid mina ei tea sellest midagi. Palun järgmine küsimus. Niisiis veel kord, kuidas sai see auk sinna tekkida merepõhjaga kokkupuutel, kui laev oli sellest 50 meetri kaugusel? Ja muidugi mõista ei ole see ainuke asjaolu, mis küsimusi tekitab. Lisaks leitud augule on ju mitmeid tunnistajaid, kes kinnitavad, et nad kuulsid ja tundsid plahvatust, mis nad isegi voodist välja viskas. Kas see oli siis merepõhi, mis vastu laeva tuli? Samuti on selge, et sellise suurusega laev ei oleks saanud nii kiiresti uppuda, kui selle keres ei oleks allpool veepiiri auku olnud. Samuti pole põhjalikke vastuseid Vene sõjaväetehnika kohta, mida aeg-ajalt Estoniaga veeti. Kuhu kadus kapten Piht ja teised inimesed, kes algselt ellujäänute nimekirjas olid ja kelle pereliikmetele kinnitati, et nad on pääsenud. Miks oli ajal, kui Estonia uppus, Läänemerel raadioside häiritud ja miks ei reageerinud olukorrale õnnetuspaiga lähedal õppusi läbi viinud NATO väed, kellel oleks olnud võimekus külmast veest inimesi välja aidata? Küsimusi on veel ja veel ning tundub, et iga valitsuse antud selgituse ja vastusega tekib neid aina juurde. Üsna sarnane olukord on ka Ukraina sõjarindel. Massimeedia uudiseid lugedes võib jääda mulje, et Ukraina väed suruvad tohutute jõududega peale. USA saadab neile miljonite eest relvastust ja Putin on olukorra üle kontrolli kaotanud. Kuid tegelik olukord on hoopis vastupidine. Hiljuti märkis USA senaator Josh Hawley, et avalikkusele valetatakse piirkonna sõjalise olukorra kohta ja märkis, et Ukrainal ei olegi lootust võita. Väited vältimatu dominoefekti kohta, mis viib Ukraina langemise korral Venemaa sissetungini Euroopasse, meenutavad samu väiteid, mida esitati Vietnami sõja ajal. Ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et Venemaa kavatseb rünnata Poolat või mõnda teist NATO liiget. Kusjuures Putin on ilmselgelt teadlik tuumakonflikti ohust. Nagu Hawley märgib, ei saa sõjapealikud rääkida mõlemat. Nad ei saa väita, et Ukraina relvastamine on viinud Venemaa vägede langemiseni ja samal ajal väita, et Venemaa on piisavalt tugev, et Ukraina kaotuse korral võetakse kogu Euroopa üle. Teine häiriv väide sellest arutelust on arusaam, et Ukraina kodanikke tuleb kasutada kuluefektiivsete inimkilpidena, et vältida laiemat sõda Venemaa ja NATO vahel. Samal teemal on kirjutanud ka legendaarne Ameerika uuriv ajakirjanik Seymour Hersh ning tema sõnul ei ole Zelenski armeel enam mitte mingisugust võiduvõimalust. Hersh kirjutab, et sellel nädalal möödus aasta, mil Bideni administratsioon hävitas Nord Streami torujuhtmed. Mul on selle kohta veel midagi öelda, aga see peab ootama. Miks? Sest Venemaa ja Ukraina vaheline sõda, kus Valge Maja lükkab tagasi igasuguse relvarahu kõneluste jutu, on pöördepunktis. Ameerika luurekogukonnas on olulisi persoone, kes tuginevad kohapealsetele aruannetele ja tehnilisele luurele ning usuvad, et demoraliseeritud Ukraina armee on loobunud võimalusest ületada Venemaa tugevalt mineeritud 3-kordset kaitseliini ja viia sõjategevust Krimmi ning 4 Venemaa poolt hõivatud ja annekteeritud oblastisse. Reaalsus on see, et Zelenski räsitud armeel ei ole enam mitte mingisuguseid võiduvõimalusi. Nagu ütles mulle üks ametnik, kellel on juurdepääs praegusele luureinfole, jätkub sõda, kuna Zelenski nõuab, et see peab jätkuma. Tema peakorteris või Bideni Valges Majas ei arutata relvarahu üle ja puudub huvi läbirääkimiste vastu, mis võiksid viia tapatalgute lõpetamiseni. See kõik on üks suur vale, ütles ametnik, rääkides Ukraina väidetest järk-järgulisest edusammudest pealetungis, milles on kantud vapustavaid kaotusi, samal ajal võideldes mõnes hajutatud piirkonnas, kus Ukraina sõjavägi nädalas vaid mõned meetrid võidab.
Juunikuise pealetungi alguspäevadel toimusid mõned Ukraina vägede pealetungid esimese Venemaa betoonist kaitseliini vastu ja venelased tõmbusid tagasi, et ukrainlased sisse meelitada, ütles ametnik. Nad kõik said surma. Ta selgitas, et peale nädalate kaupa saadud suuri kaotusi ja vähest edu koos kohutavate kahjudega tankidele ja soomusmasinatele tühistasid Ukraina armee tähtsamad üksused rünnakud, ilma seda suuremalt välja kuulutamata. 2 küla, mille kohta Ukraina armee hiljuti väitis, et need on vallutatud, on nii pisikesed, et neid peab kaardilt tikutulega taga otsima. Zelenski sõnum New Yorgis toimunud ÜRO Peaassambleel pakkus vähe uut, kuid Washington Posti teatel sai ta kohal viibijatelt kohustusliku sooja vastuvõtu. Siiski märkis Washington Post, et Zelenski pidas oma kõne pooltühjale saalile ning paljud delegatsioonid keeldusid kohale ilmumast ja kuulamast, mida talle öelda on. Artiklis lisati, et mõnede arengumaade juhid on pettunud, kuna Bideni administratsiooni poolt Ukraina sõja rahastamiseks ilma tõsiseltvõetava aruandluseta kulutatud miljardid vähendavad toetust nende enda püüdlustele tulla toime soojeneva kliima, võidelda vaesuse vastu ja tagada oma kodanikele turvalisem elu. Hearst lisab veel, et Ameerika luureametnik, kellega ma rääkisin ja kes veetis oma karjääri algusaastad töötades Nõukogude agressiooni ja spiooni vastu, austab Putini intellekti, kuid suhtub põlglikult tema otsusesse minna Ukrainasse sõtta ja põhjustada seeläbi surma ja hävitustööd, mida sõda kaasa toob. Kuid nagu ta mulle ütles, sõda on lõppenud. Venemaa on võitnud. Ukraina pealetungi enam ei ole, kuid Valge Maja ja Ameerika meedia peavad valetamist jätkama. Tõde on see, et kui Ukraina armeele antakse käski jätkata pealetungi, siis hakkab sõjavägi mässama. Sõdurid ei ole valmis enam surema, kuid see ei sobi Bideni Valge Maja poolt kirja pandud pläraga, lõpetas Seymour Hersh. Kui Hershi allikate väitel ei soovi Ukraina ja USA valitsuse ninamehed relvarahust midagi kuulda, siis Ungari välisministri kinnitusel on Venemaa rahuläbirääkimisteks valmis. Postimees kirjutab, et Ungari välisminister kohtus ÜRO Peaassambleel Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga ning tema sõnul on Venemaa valmis rahukõnelusteks. Oleks hea, kui teised lääne poliitikud teeksid sama. Siis oleks ehk rohkem lootust, et Ukrainasse saabuks lõpuks rahu, et tapmised lõpeksid ja inimelusid päästetaks, ütles Ungari välisminister kõnelusi Lavroviga kommenteerides. Enne kui me tänase viimase teema juurde läheme ja ka külalisele sõna anname, tahan ma tänada kõiki neid, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevust toetanud. Kõiki neid, kes on infot levitanud, teinud rahalise annetuse, liitunud Vanglaplaneedi vastupanuliikumisega või tellinud midagi e-poest. Ilma teie abita oleks äärmiselt keeruline tegutseda. Ja neile, kes seda veel teinud ei ole, tuletan meelde, et tasub liituda Vanglaplaneedi uudiskirjaga, sest selle peale veel sensori hammas ei hakka ja kogu vajalik info jõuab kenasti teie postkasti. Aga nüüd räägime ettevõtja ja majandusteemadega hästi kursis oleva Elvis Braueriga, valitsuse planeeritavast uuest lõdvemast eelarvestrateegiast, mida kiirelt rakendama tahetakse hakata. Valitsus soovib loobuda ka Eesti karmimatest eelarvereeglitest ja asendada need Euroopa Liidu lõdvemate reeglitega. Nii saab rohkem kulutamist jätkata ning ka rohkem laenu võtta. Riigieelarve reeglite lõdvendamise seaduse muudatuse kooskõlastuseks on ministeeriumidel aega 2 päeva. Kui palju sa nüüd kursis oled sellega, mida nad selle riigieelarvega siin tegema hakkavad? No ma nüüd ei tea, vaata selleks, et sellist info saada, milline on täpne eelarve sisu ja millest sõltuvad need võimalused, kui palju me täpselt laenu saame võtta ja edasi, need on mitte Riigikogu liikmele või rahandusministrile võimatu selle infot saada, vaata. Mis oleks nagu ütleme kredibiilne. Aga see sõltub enne kõike sellest, no ütleme, kuidas riik laenu võtab, noh, ma räägin, siin läheb jälle nii, et ei saa üldiselt rääkida, veel hakkama kohe kaevama, et tuleb ju rääkida nagu majandussüsteemist kui sellisest, ja millest selle siis võimalused sõltuvad ja millest sõltuvad riigi, või kuidas riik võlga võtab, on ju võlakirjade väljastamise näol, selliselt võtab siis riik, lihtsas mõistes nagu siis võib-olla, et inimesed aru saaks, ma üritan mõelda, selitada nii, et kuradi keskmine inimene aru saab, nagu pangalaen, sa annad midagi tagatiseks, pank annab laenu, sina pead midagi tagatiseks andma. Riik väljastab võlakirju, võtab laenu keskpangast väljastades võlakirju. Võlakirjad on nii-öelda tähtajalised, sellised justkui nagu aktsiad nii-öelda, mis mingi aja pärast siis, kui tähtaeg saab täis, siis on kohustatud nii-öelda riik need tagasi ostma, aine.
ehk siis, aga seda üldiselt ei toimu, ehk siis aga sellest, kui palju riik võlakirju nagu väljastada saab, sõltub sellest, kui palju meil on tagatiseks anda. Maad, metsa, need on meie RMK-d, need on meie Natura 2000 alad ja nagu siin inimesed räägivad, et näed, et kopa alla lükatakse või selle kui harvesteri alla lükatakse 600 000 hektarit metsa, siis tegelikult seal ei ole midagi imestada, see kõik on laenude tagatiseks antud nii-öelda vara, ja kui see laenu teenindada ei jõua, siis tuleb ära anda varad. Niimoodi see üldiselt käibki, et kui sa elad nii-öelda võõra pinna peal üürnikuna omaniku kvarteris, siis omanik otsustab, mis ja millal seal remonti tehakse ja nii edasi, et sina maksad seal lihtsalt tüüri. Ja Eesti selles mõttes väiksel kujul ongi, meile meeldib mõelda, et me oleme mingi oma riik ja iseseisv, tegelikult me oleme mitte midagi, me oleme üks väike Chihuahua siin hundi ja koera vahel, mulle meeldiks öelda, et Eesti on nagu, tead mis asi või praegu turgatas pähe, Eesti on nagu feminist. Eesti ongi nagu üks suur feminist, et meile meeldib sõita uhke autoga, ägeda Porschega teha, panna ilusad ägedad riided selga, võtta see kõik liisingusse, aga teenindada me seda tegelikult ei jõua. Ja siis me üritame leida sponsoreid, naine, feminist üritab leida võib-olla mingisugust, feminist üritab seda ise teenindada, aga ütleme, et 19-aastane OnlyFansitar üritab leida endale sponsorid, Eesti riik siis üritab lüpsta oma rahvast, et ühesõnaga lihtsalt selle ilusa fassaadi ja pealt ägeda elu kõik kinni maksta siis meid maksustades ja meid orjastades. See on see, mida nad teha üritavad siis. Aga jah, et ma nüüd täpselt ei tea, igatahes neil on raha vaja, defitsiiti on vaja katta, lühidalt öeldes, ja ka nad, nagu ma siin kuulsin, nad kaaluvad suisa esimest korda vist minu teada väikeinvestoritele võlakirjade müümist, mis tähendab, et nii-öelda ka keskmine Karl, ma ei tea muidugi, mis see sisenemisbarjäär on, ma ei tea, kes see nende alates väike investor on, inimene, kellel on 200 000 või kellel on 1000 eurot. Aga esimest korda ma kuulen, et ütleme, jah, on võimalik ka väike investoril siis osta osa meie sellest riigi ettevõttest aktsiaseltsi Eesti Vabariigist. Ehk kindlasti igatahes see finantsolukord on katastroofiline, samal ajal riigimasin kasvab, ehk siis riigi ettevõtte vist ongi ainukene, mis kasvab, teised ettevõtted ju pakivad pillekotti ja elu läheb aina raskemaks, sellepärast, et Venemaad on vaja sanktsioneerida ja suurkuuri paha Venemaa ja suurkuuri paha Putin ja kõigis meie hädades on süüdi nemad, mitte 2 aastat tagasi tekitatud koroonakriis kunstlik, mille dominoefekt siiamaani kestab ja ma arvan, et lööklaine alles kasvamas on, et me sedasi kuidagi rääkida ei taha, et kõiges on süüdi ikka Venemaa, ja kui me siin, Kaja Kallas räägib, et meie jaoks on need finantsküsimused või ütleme siis eelarvepoliitika ikkagi eksistentsiaalse tähtsusega, siis kui me lähtuks sellest, et see on meie jaoks eksistentsiaalse tähtsusega, siis vaata, ma räägiks oma naabrimehega läbi, sul on seda, mul on toda, võtan sealt, kus on odav, mitte esiteks ei valeta rahvale, ajades siis ülistades Ukrainat ja siis kritiseerides Venemaad, samal ajal ise nende käri ajades ja teisalt räägime ikkagi Euroopa ettevõtetest ka, majandusdünaamikas on ju see oluline, et me ostame seda sama kraami lihtsalt läbi kuradi, ma ei tea, India ookeani, toome sealt kaudu, ja siis ostame seda lihtsalt, ma ei tea, 3-kordse kattega, kõike, mis meile siia tuleb, et see on meie majanduslike hädade tegelik põhjus aga ega ennem kui inimesed aru ei saa sellest, siis ei ole midagi teha, et mina ütlen ikkagi seda täna, et me saame seda, mida me väärime, me lõikame seda, mida me külvame, küsimus on igapäeva inimesele on ju see küsimus, et mida ma siin heietan ja nutan ja vingun ja hädaldan, te ise ju seda tahtsite, oma igapäeva elustiiliga te hääletategi selle poolt. Te olete valinud viimased, ma ei tea, 10, ma ei tea, mitu aastat siin Kaja Kallast ja sotse ja keski ja keda iganes veel, aga jumala eest ei valiks EKRE-t. Ehk siis, teil on olulisem osta 1000 euro eest või endale liisingusse tuttus iPhone, kui osta endale kasutatud iPhone ja 8 euro eest midagi tarka teha või osta endale akutrelli, õppida midagi ehitama, mida iganes. Et lisandväärtuse loojaid on nii vähe ja pikas ajas ütleme siis graduaalselt me liigumegi sinna kohta, kus see süsteem ja tegelikult nagu valitsejad saavad sellest aru, see süsteem kukub kokku. Idablokis me näeme selgelt, toimumas on dedollariseerimise, BRICS ja kes vähegi teab, ma hakkasin seda praegu lahti seletama, me oleme sellest rääkinud, see on natuke lühem kommentaar, aga BRICS ja muud Lähis-Ida ja Kagu-Aasia ja Idabloki jõud ja Lõuna-Ameerika sellised majanduslikud jõud ja sõjalised jõud on ju koondumas, tegelevad dedollariseerimisega ja tegelikult ka meie valitsejad ja ka lääs saab sellest väga hästi aru, et see ongi nii-öelda uppuvalt laevalt põgenemine. Pane nüüd siia kõrvale see, et varsti võetakse kasutusele
CBDC on ja keskpanga digitaalvaluuta, ehk siis no mida ennem valitsejad, kes nende mängujuhid, kes seda asja teavad, teha tahavad, kahmata kogu selle kapitali kokku, osta selle eest reaalseid varasi on ja kes Karda järve äärde, kes idablokki on ja maid ja metsasid, see asi, mis on reaalne asi on ja sest monopoliseerimise põhimõtet on ikkagi põhitõde on see, et sul on vaja omada võimu ressursi üle on ja toit, energia, vesi ja nii edasi. Nemad tegelevad sellega ja meid nii-öelda siis lüpstakse nii kaua, kuni kannatab ja tundub, et kannatab, sest et ega tänavatele keegi ikka ei lähe ja nii-öelda nutke ja makske, siis ei ole midagi hädaldada selles mõttes. Aga jah, muidugi riigimasin paisub, ainus ettevõte, mis paisub, kulud, tuludesse laekub natukene rohkem raha. Selge, aga kulud kasvavad proportsionaalselt rohkem. Okei, kopikas jääb siit kätte, see täpselt need kulbiga võtame, näpuotsaga pudistame tagasi, vaata, kui niimoodi laias laastus rääkida. Aga kui meil nüüd oleks päris oma riik ja me saaks ise oma majandusolukorra üle otsustada ja siin mingisuguseid asju korraldada, siis milline see poliitika tegelikult peaks olema, et sellisest olukorrast välja tulla, et me muidugi siin tuleb neid makse nagu seeni pärast vihma, just julgeolekumaksud ja magusamaksud ja me ei tea, mis nad siin kõik on juba välja mõelnud. Aga kas see poliitika äkki peaks hoopis teistpidi olema, et inimeste seda maksukoormust vähendada ja ettevõtete oma samuti? No vaata, nüüd ongi, me läheme majandusteooriatesse, aga ja naljakas on vaadata ka seda, et inimesed kirjutavad, Kaja Kallas ja need reformierakond, nad ei saa üldse mitte midagi aru, nad ei saa üldse midagi aru. Saavad väga hästi aru. Lihtsalt igal tegevusel on tagajärg. Küsimus on selles, kelle huve teenitakse ja kellele see kasulik on. Mingile seltskonnale, BlackRock Capitalid, värgid, särid ja nende siin ettevõtted, kus nõukogudes istutakse ja nendel on see väga kasulik, kohutavalt kasulik ja kui su eesmärgiks on rahva vara ära võtta käest ja nende toimetulek nii-öelda siis võimatuks teha ja majandusliku jätkusuutlikkuse saavutamine võimatuks teha ja nende sõltuvust kasvatada, siis nad sellest perspektiivist, selle mätta otsast vaadates, nad ju teevad oma tööd ideaalselt. Klaus Schwab helistaks kella, ütleks halleluuja. Nii, aga nüüd kui me vaatame nüüd enda mätta otsast, rahva mätta otsast, Eesti ettevõtete, keele ja kultuuri ja tead selliste, nende mätaste otsast seda asja, siis on ju selge, et loogika ei pea. See on ka põhjuseks, miks Martin Helme on nagu hakkliha masin jahvatab nad seal esimeses stuudios, saad aru, tolmuks, sellepärast, ja need istuvad nagu tukujukud, kellelgi midagi vastu öelda ei ole, sellepärast, et nad ei ole seda fundamentaalselt läbi mõelnud, nad ei saa mootori toimimise töö põhimõttest aru, nad ei saa aru, kuidas see süsteem toimib fundamentaalselt ja siis sa ei saa ka rääkida, sul jäävad ainult stamplaused, mida sa oled kuskilt kuulnud, mida keegi sul on öelda. Rohepööre ja maksustame automaksu ja sellepärast, et rikkaid maksustada, et luksusautosi maksustada, mis sa arvad, et rikkal inimesele teeb see rohkem haiget kui sellele inimesele, kelle eksistents sõltub auto olemasolust, kellel on vaja 5 kilomeetri kaugusele külla viia lapsed kooli, aga selle kooli panen ma ka kinni tegelikult, et mine sinna üldse 20 kilomeetri kaugusele. Ja 2 bussi asemel see Läänemets on täielik idioot. Et kuule, näed, 2 bussi asemel käib nüüd 6 bussi teil, et õudne. Nemad, see on see printsiip et meie teame paremini, võtame teilt kõik ära ja nagu ma ütlesin, pudistame näpuotsaga laiali. Nüüd vastutes sinu küsimusele, siis mis on iga majapidamise, mis see riik tegelikult muud on, kui sinu enda kodumajapidamine või väike ettevõtte. Me võime, see skaala on teine. Ütle mulle, kui sul on 5 last, nii 2 tükki magavad õues, sest et sul ei ole ruumi nende jaoks ja sul nende jaoks süüa, nälgivad õues, nii on. Nüüd sa saad kuskilt mingisuguse palga kätte, riik saab maksud kätte, sa saad palga ja siis, sa lähed, sa annad selle ukrainlastele või teed sellest, ma ei tea, investeeringuid kuskile teisele poole maakera, selle asemel, et oma lastega õud täis sööta, vaata, kes võib-olla peale seda saaksid, neil oleks natuke energiat rohkem, aitaksid sul ühe toa juurde ehitada majas, neil oleks koht, kus olla, saad aru, ettevõte kasvab niimoodi. Aga mida meie teeme, me ajame oma inimesed välja, võtame võõrast rahvast sisse, eks, siis kõikide muude seadustega, siin me hakka haridustest ja asjadest nagu pikemalt rääkima, aga kõikide nende seaduseid muutes, neid vastu võttes, peletame maa rahva riigist välja, nii-öelda siis hävitame selle keele ja kultuuri säilitamise võimaluse tegelikult, ka rahvusliku jätkusuutlikkuse nii-öelda, me hävitame oma ettevõtted sellega, et neil ei jää lihtsalt muud varianti, täpselt nagu Ameerikas oli, kunagi oli kogu tootmine Ameerikas ja nüüd tänaseks on kolinud idablokki, kelle käes on võim, hiinlaste käes, eks. Me teeme sama asja tegelikult, siin ei ole võimalik enam toota,
sest energiahindad on kallid ja meid kohustatakse läbi jälle nende EU regulatsioonide siis jälgima mingisugust rohenarratiivi ja rohepööret, iga asja jaoks on vaja jaburat luba. Muidugi, sinu see väljapakut oli täiesti õige. Maksustada inimest vähem, maksustada ettevõtet vähem, maksustada ettevõtet vähem, ettevõttel kätte rohkem kapitali, ettevõttel jääb kätte rohkem kapitali, ta saab osta uut inventari, ta saab laieneda, siis tal tekib jälle töökoormust juurde, siis ta peab töötajaid juurde palkama, eks ole, ja nii edasi, ja niimoodi kasvab majandus. Me teeme risti vastupidist. Me teeme täpselt risti vastupidist. Me ehitame riigi masinat, kus on terve hunnik inimesi, kes ei tee mitte midagi. Ma olen ise ka ühes sellises komisjonis, ma olen seda maininud, see linnavara komisjon. Me arutame 6 tundi seda, kas anda mingisugusele Olde Hansale rendilepingut või mitte. 6 tundi arutame, et kus see aken täpselt seal paikneb ja kuidas see keldri nurk seal kasutatud on ikka, mida seal tehakse, kas seal õmmeldakse kostüüme või vahetatakse seal riideid. No, nii, me arutame seda 6 tundi ja ma saan aru, et me teeme täiesti jaburat tööd. Kas me printsipaalselt saame aru, et siin on ettevõte, kes jeeli kuidagi veel suudab majandada, langeva turismi majanduses. Meil on turism on langenud 23%, ma ei tea, mida kõike veel, eks. Ja nüüd tõstetakse turismisektoris ka majutusteenuse pakkujate maks tõstetakse 9%-lt 22%, kui ma ei eksi, jah. Et jälle, ma räägin, ma võingi paugutama jääda selles mõttes, aga sa saad aru, printsiip peaks toimima teistpidi. Ma jätan sulle rohkem kätte ja tänu sellele ma loon sulle võimaluse kasvada. Ja sellest kasvust ma saan oma 10 ja siis on mul ka rohkem, eks. Riigimasin natuke õhemaks, ebavajalikud ametnikud minema, kärped peaksid toimuma seal. Kõik on seal taha kärpida, teeme aga jälle uue komisjoni juurde, mingisugune eluaseme komisjon tehti just juurde, seal on jälle 2 liiget, saime jälle 2 inimest jälle mingisuguse riigi palga peale tilguti otsa. Et teeme jaburusi, see ongi meie majandamisviis täna, ja ma ütlen veel kord, ega senikaua, kuni inimesed käivad, lähevad panka ja maksavad ikka lahkistama pangakaardiga ja lähevad peale rasket tööpäeva koju ja hädaldavad ja vinguvad, aga siis panevad Netflixi tööle ja vaatavad TikToki videoid, siis meil ei olegi mitte midagi paremat tahta ka, muutus saab tulla 2 viisil, kas, ma ei tea, kodusõjaga või siis ütleme selline rahva meelehärm peab kasvama sinna maani, kus tekib reaalne vastupanu, eks ole. Me läheme, politseinikud pööravad ka valitsusjoone ees näod valitsejate poole, et kuule, te valetasite meile. Nii, ja nüüd nad jäävad üksi sinna, nad peavad laiali jooksma, ehk siis plats jääb vabaks. See on selline väga lihtsustatud öeldes muinasjutuline selline visioon, aga see on üks viis ja teine viis on siis see, et me peame aru saama, kes me oleme, kus me paikneme, et me oleme Chihuahua, kes on mingisuguse bulldogi ja saksa lambakoera vahel, meie ei dikteeri mängu seal, meie ei dikteeri mängu. Et me peame aru saama, kus me paikneme ja siis me saame võib-olla aru, et meil on vaja saavutada sõltumatus. Me räägime nüüd siis energiasõltumatuse saavutamiseks, mida on vaja teha, kus see kapital kõik tulevad ja energiasõltumatust me ei saavuta mingisuguse ebastabiilse tuuleenergiaga ja mis see on päikseenergiaga kliimas, kus 7 kuud, vaata aknast välja, ma ei tea, mis sul seal Viljandis toimub, aga see, mis siin on katastroof. Sama. Võt, ja nii edasi, et jah, olukord on väga kehv, et paugutasin siin täna natuke seosetult selle asja kõik kokku, aga ma olen viimast paar päeva selle peal ise, ma olen natuke närvis, sellepärast mu avaldusest struktuuri on natukene vähem, aga emotsiooni natukene rohkem, aga ma arvan, et ei, see on väga hea, aga ma lohutan sind natukene, et see vastupanu, millest sa räägid, see tekib iga päevaga ja ma arvan, et siin meil valitsus paneb sellele veel juurde ka, et Kaja Kallas ju hiljuti ütles, et kui sa rääkisid siin ettevõtte maksukoormusest, siis kui Kaja Kallas ütleb, et ettevõtte tulumaksu kindlasti ei tule, et selle eest on ta valmis kas või tagasi astuma, siis seda peab ikkagi vist puhta kullana võtma, ma arvan. No vaata, see on jah, seal on kõik puhas kuld, lugege mu huultet, maks ei tule ja maksud punkt, maksud ei tõuse pambale ja laetasite terve rea maksudega seal. Et ühesõnaga see vahet ei ole, mulle ei meeldi isiklikult see, ma vahepeal laskun sinna, aga mul tegelikult ei meeldi see, mida meie poliitikud ka teevad, ka minu erakonnakaaslased sageli, et vaata, mis tema tegi, vaata, mis see Kaja tegi. Nad räägiks asjast,
Räägime sellest, mis toimub, on ja kuidas seda saab muuta. Ainus asi, mida muuta saab, minevikus heitada ka ja tegelikult ei ole mõtet. Teie 2 aastat tagasi tegite, mina tegin 2 aastat tagasi. Saad aru? Me saame muuta ainult tulevikku. Mida on vaja nüüd teha? Kas me saame aru, et see, mida me praegu teeme, nii see on järelduste tegemise võime, see on analüüsi võime. See, mida me täna teeme, tehes seda edasi, kuhu me jõuame. Nii, see on järelduste tegemine. Nüüd on sul võrrand enese hakka arvutama, vaata, millised tulemused potentsiaalselt realiseeruvad. Ja siis selle põhjal saad sa teha otsuse, kas minu tänane nii-öelda siis otsus või plaan või kavatsus on hea või halb. Kas ta tegelikult hea või halb jälle suhteline mõiste. Kas ta täidab eesmärki või mitte? No nüüd ongi siis küsimus, mis see eesmärk on muidugi. Kui eesmärk on orjastada Eesti rahvas ja meie varad ära müüa ja metsad maha võtta, siis nad saavad väga hästi hakkama. Ehk siis me jõuamegi järelduseni, et siin ei ole asi selles, et tead, võib-olla ühel päeval ma ei tea, tuleb Võrklaev või tuleb Michal või sina ja sa nüüd järsku muudab oma arusaama. Ei muuda, nad teenivad. Nad on konkreetselt mingi eesmärgi tarbeks tööle rakendatud. Nii, see ei muutu. Nüüd peavad inimesed aru saama, et muutus saab tulla ainult siis, kui me võtame selle inimese, kes raiskab kogu raha ära ja võtame selle inimese, kes ajab natukene konservatiivsemat poliitikat. Ma ei ütle, et Martin Helme ja EKRE on mingisugune maagiline lahendus arteriaalsele verejooksule, sest see on see, millises seisus Eesti kuradi raha asjad praegu on. See on arteriaalne verejooks. Aga Reformierakond majandab seda tegeleb selle haavaga niimoodi, et nad ei tegelegi sellega. Nad jooksevad ringi nii kaua, kuni paak on tühi ja kogu lugu. Ja, aga ütleme siis Martin saab ainus mees selles mõttes, kelles müts maha seal erakonna, siis teised vennad ka ei saa paljud mitte midagi aru, et ta ikka saab majandusest selles mõttes aru. Väga hästi aru ja sellepärast ei saa temaga keegi seal vaielda ka, ega temaga debatti pidada. Aga ta saab aru, et ma räägin, et mina saan aru ja ma loodan, et ka rahvas saab aru, et ka tema ei ole maagiline lahendus, ka selline poliitika ei ole maagiline lahendus, aga see on vähemalt plaaster. See on skutt, see on plaaster selle haava peale, mis võimaldab meil võib-olla jõuda haiglasse ja võib-olla jeeli jääda ellu selles kriisis, eks ole. Et see on see, mis võib muuta nüüd ütleme siis ühe teise või poliitilise jõu võimul olemise kestel, vältel ajal, on ju. Aga maagilisi lahendusi ei ole, see saab, ütleme, fundamentaalselt on vaja juurutada teist majanduslikku arusaama inimestes pealekasvavas generatsioonis ja seni kaua, kuni meil väärtustatakse materiaalseid asju üle hingeliste asjade ja üle moraalsete väärtust ei saagi meie majandus pareneda, saad aru, me võtame lihtsalt võlgu estost nutsust selleks, et elada ägedat elu ja siis me võtame järgmise võla, et teenindada seda eelmist võlga ja siis me mõtleme, mida tagatiseks panna, siis me võime maha oma lapsed, oma vanemate majad ja kõik asjad. Kinnisvaraturg, vaat samamoodi, iga noor inimene 20. põmm tuleb, vanavanem, keegi sureb ära, saab korteri kätte, esimene asi üles müüki. Ta ei mõtle, kuidas sellega midagi teha. Saaks kuidagi mugavalt ära jolotada, lihtsalt reisile minna ja edasi. Seni kaua, kui me niimoodi elame, siis ei saagi, nii kaua kui indiviidid valdavas enamuses selliselt elavad, siis ei saagi ka riigi majandus nagu pareneda. Et sa lähed ikka, maksad pangakaardiga ja tellid Boltis süüa ja vaatad Netflixi. Paraku ta nii on, et see saab juhtuda ainult sellepärast, et me laseme sellel juhtuda. Aga mismoodi nagu siis, ma saan aru, et majandusliku nõu väga nagu anda ei tohi, aga kui nüüd on inimesi, kellel äkki siis, ma ei tea, kas on mingisugune pensioniraha või mingisugused investeeringud või mitte investeeringud, või mingid säästud on siis kuskil kapinurgas olemas, et ei tea, ma ise arvan, et muidugi need riigivõlakirju vist väga ei tasu osta, aga mida Elvis teeks, kui tal oleks suurem summa ja praeguses olukorras, kui see inflatsioon on nii kõrge ja kõik 100 muud häda, et mida teha ja kuhu oma raha turvaliselt paigutada? Jah, see on hea küsimus. Ütleme, ma arvan, et tolku rohkem on sellest võib-olla, kui ma isegi räägin, mida mitte teha, mida kindlasti mitte teha, kui sellest mida teha. Mina ei saa öelda kellegi mida teha või ma võin öelda sulle, et näed, mul on vanarahva tarkuse järgi kolmandik on ju. Kolmandik on kullasõbedas, kolmandik on semilikviidsed varad, mis on mingisugune ettevõtlus või asjad on ju. Ja kolmandik on likviidne vara, mis tähendab, et kui mul on vaja minna, siis homme käib suur pauk on ju, sest Kaja Kallas provotseeris ja lõpuks me realiseerimegi selle sõja siin on ju, mitte sellest, et Venemaa on suur ja kuri paha on ju, vaid sellepärast, et me provotseerime seda on ju. Mõni inimene suudab endale rusika näkku tõmmata lihtsalt, ma tean seda väga hästi, ma olen boksija.
et ta ennem ei jäta lihtsalt. No. Ja ma olen ise ka elus õppinud palju asju tänu sellele, et ega ma ennem ei lõpetanud. Ma olisin nii kaua, nii tappa sain. Täna valin oma sõnu natuke hoolikamalt. mitte siin muidugi, aga selle, et ma ei möli nagu mingi noor kukk. Ehk siis nüüd ühesõnaga, mida siis mitte teha? Mida teha või mida mitte teha? Minu lühidalt, mida teha? Mina mõtlen sellises raamistikus, et ainuke viis pääseda sellest, mis meid ees ootab. Ma ei räägi siin sellest, et riik ei oska raha asju ajada, kui nii kaua, kuni meie eelarve on defitsiidis ja nii kaua, kuni riigi võlg kasvab, on selge, et me majandame seda ettevõtet kehvasti. Sina ei saaks kodus niimoodi majandada, et sul raha saab otsa ja söök saab otsa, aga sa saad defitsiidiga majandada. Sest et mingisugune kunstlik finantseerimise viis on tekitatud. Kuskil on mingi naaber, kelle käest sa saad lõputult laenata. Nii, sinu jaoks sa sureksid välja. Riik ei sure välja, sest meie finantssüsteem on selline. Inimene ka ei sure välja, kuskilt saab alati laenu. Nii, aga ma pean nüüd sellest, ma olen teadlik ja sellest aru saama, et niimoodi eksisteerida ei saa. Nii, ja aru saades, et nüüd meid ootab ka digitaalne keskpanga valuuta ja igasugused kvoodid on, kus hakatakse mõõtma personaalset kvooti. Inimesed võivad siin naerda kuradi seminaridele, asjadele, partsi üle ja mida kõike veel on itsitada, aga see tuleb. Seda juba mõõdetakse, rimikaardid, prismakaardid, kõik mõõdavad. Igale tootele on külge arvetatud see koefitsient. Ja miks ma sellest räägin, on see, et võta nüüd see sinna otsa, võta maksud otsa, võta see digitaalne keskpanga valuuta, mis tuleb otsa, siis me saame aru, et me oleme täielikult süsteemist sõltuvad. Nüüd, kui sul täna on mingit raha veel sa küsisid, mida siis sellega teha? Minu mõtteraamistik on see, kuidas selle raha eest osta endale võimalikult palju sõltumatust. Mitte teenida rohkem raha, vaid vabaneda raha orjusest, sellest teenimise orjusest, et mul on igavesti rohkem vaja. Kuidas ma saan endale selle raha eest osta maksimaalselt vabadust? Ja kus seda osta saab? Nüüd ma pean arvesse võtma ka seda, et ma ei saa ehitada endale, ütleme, ma ei saa selliseid ankruid heita põhja, et ma neid enam pärast liigutada ei saa, mõistad. Äkki homme muutub, tuleb relva, kohviku näol nägin hästi, mul võivad oma põhimõtted olla, tulevad relvaga mehed ukse taha ja tõstetakse sealt välja. Nursipalu, on ju. Seal võib olla üks off-grid mees, kellel ongi täielik sõltumatus saavutatud, eks ju, toodab oma elektrit ja oma vett, vesi tuleb maast ja toodab oma toiduga ise ja tead, kulub võib-olla 600 eurot, on ju. Aga näed, juhtus selline asi. Eks seda tuleb ka arvesse võtta, see on see väga raske asi. Aga printsiip ikkagi minu jaoks sama. Mõelda, kus on see koht täna ja kuidas selle olemasoleva kapitali eest või see raha, mida ma täna teenin, kuidas selle eest osta ennast süsteemist vabaks. See on see siis, mida ma ütlen, kuidas mõelda, et mida siis selle rahaga teha. Ja mida kindlasti mitte teha. Nüüd siin tuleb mõelda nüüd selles raamistikus, et kuidas mina saan sellele süsteemile, mis praegu siin kasutusel on või toimimas on, teha võimalikult palju haiget. Mis teeb talle võimalikult palju haiget? Nii, kui sina elad kellegi teise korteris üürnikuna, nii, ja ta hakkab sind survestama, rõhuma, ähvardama, maksustama igat pidi, siis mis on sinu võimalused? Nii, sul on võimalus ära minna, mitte osaleda selles, saad aru. Okei, mõni nüüd ütleb siin patriot, ütleb mulle kohe, et sa oled EKRE-s, mis või ära minna, siin ma suren. Okei, selge, aru saada. Aga siis mõtle, kuidas saad neile võimalikult palju haiget teha siin olles. Kas see on näiteks, näed, lähen räägin oma sõbraga, ka vastupanu liikumise suur fänn, lähme kohvikusse, maksame arve, tööriista rendi, mille iganes eest, mina maksan sulast, tema maksab kaardiga. Ma ütlen, millest me rääksime just tund aega, Just istusime kohvikus, rääkisime tund aega, tõuseme püsti, hakkame arvet maksma. Teenindaja küsib, sulas või kaardi? Ma ütlen sulas, teed kaardiga. Saad aru, Seal on läbi juba jutt, et mõtle, kuidas süsteemile haiget teha. Ära maksa nii palju sulas, kui saad. Sorry, ma ütlen välja, ära maksa makse. Õpi navigeerima, vahetama kaupa kauba vastu, käsi peseb kätt-tiilid, partnerid, saad aru, see olegi üks asi ei ole maagiline lahendus. Mõtle, kuidas saad võimalikult palju oma asju ajada niimoodi, et sul ei ole vaja selle süsteemiga üldse nagu suhelda või vähemalt neid mitte finantseerida. Et see on see, kuidas nagu milline peaks olema mõtteraamistik, et üldse muutus saaks toimida. Ütleme, ma toon näite, see on selline brutaalne, radikaalne näide, mis tõenäoliselt ei realiseeru mitte kunagi, aga võtame näiteks nii elektri hind läheb kalliks. Kui üks inimene ei maksa oma arvet ära, siis on sellel ühel inimesel probleem. Eks? Kui 200 000 inimest ei maksa seda arvet ära, siis on riigil probleem. Siis on sellel ettevõttel probleem. Kui üks inimene võtab pangast raha välja homme, siis on sellel inimesel probleem. Kui
100 000 inimest võtab homme pangast raha välja. Aga siis on sellel pangal probleem, siis on riigil probleem, saad aru. Me peame aru saama sellest, et tegelikult on kõik ohjad meie käes, aga kuna me oleme nii halvatud, meil puudub mobiliseerumise võime. Meil puudubki tegelikult reaalne soov olla vaba, sest selle kaasneb ka vastutus. Me tahamegi olla sõltuvad, sest et siis on mugav. Ja nii kaua, kuni me oma mentaliteedis selliselt elame, siis ütleme, mina nüüd ütlen sulle oma ausa otsese arvamuse on see, et mitte midagi muutu. Ja mitte midagi läheb paremaks. Läheb paremaks, aga see kõik on tsükliline, sest inimloomust muuta ei saa. Inimene loomus on selline, ehk siis ma vaatan massi, tuvastan mustrid selle massi käitumises ja siis ma saan aru, et selleks, et saaks minna paremaks, peab minema väga palju halvemaks. Nii, väga palju halvemaks. Sa pead saapad allaga näkku saama, nälga tundma, pargis magama, nagu ma olen maganud 3 öö. Ma olen kodutu kald. Inimesed peavad sinna jõudma, et aru saada, et neist tekiks tänulikkus selle söögi eest, mis sul on laual. Mitte, et mu chai lattes ei olnud piisavalt palju chaid. Et sellepärast ei saagi meil minna nii pea paremaks. Meid ei huvita, lihtsalt me läheme koju, raske oli, aga vaatame Netflixist, ma räägin. Lahutame meelt, meelelahutus, meeled lahutuvad. Meie meeled ei töötagi enam koos kõlas, meil puudub analüüsivõime ja analüüsi tegemise tagajärjel siis järjekordne võime oma käitumist vastavalt uuele arusaamale korrigeerida. Et vahel on nii, et ma tean, ma teen ikka risti vastupidi, nagu ma ütlesin. Ma tean, mis seda süsteemi üleval hoiab, ma tean, et seda ei tohi sponsoreerida, ma lähen maksan kaardiga. Et nii kaua ei saagi muutust tulla, aga et see nüüd väga depressiivseks ja masendavaks ei läheks, siis positiivne noot meiesugustele inimestele. No sina, Peeter, sa oled ehe näide sellest. Sa oled ehe näide sellest, kes pakkis linnas oma asjad kokku, läks maale, põmm, see väike ettevõte seal kasvab, sa jõuad väga palju veel teha kasvusandel vastumanu liikumisest, et saadet ka. Nii, ja ma arvan, kalkun ka arvest teadagi, mis temast sai, aga ma loodan, et minu arvamus on natukene, läheb rohkem täppi. Ma arvan, et sa oled õnnelikum. Ma arvan, et su hinges on natukene rohkem rahu. Ma arvan, et hingerahu saabki tulla sellest siis, kui sa saad aru, et jalgpallimäng kestab nii kaua, gladiaatorid võitavad nii kaua, kuni Kolosseum, mis on pealtvaatajaid. Nii, ja kui sa enam ei osale, siis kaob see asi ära, rahvas jääks laiali. Kui sa enam selles võidujooksus osaled, lähed hakkad oma asja ajama, siis tekib hingerahu. Kellega ma konkureerisin? Naabrimehega, kellel oli Porsche või? Naabrimehega, kellel oli mingi hubloti käekell või? Aga ma küsin talt Eastoni laenu, tal pole. Mul on praegu varad kuskil siin, seal kinni ja praegu laenu ei saa. Kus on vabadus? Et ma arvan, et sina oled hea näide selle koha pealt, et on võimalik ja see ongi see minu positiivne noot siin kuulajatele, vaatajatele ka, et meiesugustele inimestele annab see võimaluse, aega. Meil on aega ja see annab meile võimaluse aru saades sellest hakata, selles suunas liikuma, eks. Et see ongi väljapääs. Ja sa tegelikult, Elvis, ei kujuta ette, kui palju, või tegelikult sa kujutad, sa oled mulle ise öelnud, et sa tead, et neid inimesi, kes nii-öelda siis matsu jagavad, et on päris palju ja mulle ikkagi meeldib see 30-40-30%, et ma siin selles samas saates ennem nagu rääkisin ka sellest asjast, et ma käisin alles siin kordusõppustel ja täiesti võõras seltskond, aga nii kui sa need teemad nagu üles tood, siis on nagu nii selge, et ongi täpselt 30% on julgelt 30%, võib-olla isegi rohkem juba tänapäeval, on neid inimesi, kes väga täpselt teavad, et mismoodi, kes kuhu poole neid asju nagu suunab ja siis on see teine 30%, kes öödega mütsi ei jaga ja vaatab sulle lolli näoga otsa, kui sa hakkad midagi COVID-i testide jamast rääkima või midagi siukest. Ja see 40%, kes meil praegu on siukene võib-olla natukene peata, et ei tea, kuhu poole joosta või mida teha, see mina olen küll parandamatu optimist, nagu mulle meeldib öelda, aga mul on raudpolt kindel, et nad tulevad ka meie poole üle, sest meie pool on ikkagi see mõistusääl ja teame, kuidas asju lahendada. Aga muidugi selles mõttes pean ma ka natukene negatiivne olema, et kui sa rääkisid sellest näljatundest ja kõigest sellest, siis valitsus ju teab täpselt, mida ta teeb. Et inimesed saavadki seda nälga tunda, aga siis tuleb valitsuspäästjana, et vaata, nüüd me aitame teid sellest olukorrast välja, et tõmmatakse järgmise konksu otsa, et ma kardan see CBDC ja sellised asjad niimoodi meile külge haagitaksegi, et me ise hakkame seda tahtma.
Täiesti võimalik jah, sest kuidas see oli problem cause solution on, aga selleks, et lahendust inimestele müüa, peame probleemi tekitama, no mis asi see rohepööre on? No, see ongi täpselt, probleem, mida ei eksisteeri, aga me tekitame probleemi selleks, et me saaks teile lahendust müüa, kogu seda roheenergiat, sisuliselt, mille tootmiseks on omakorda vaja ikkagi samu vanu energiaallikaid. No, see on ülim pettus ja kes vähegi, see on see, miks ma vahepeal ma lähen ka närvi, sest et vaielda inimesega, mida ma talle ei pane pahaks, ma saan aru, kõik tegelikult inimene ei peaks istuma iga päev ja tegema uurimustööd, ta peaks saama rahus elada ja tegeleda oma pere asjadega, aga mitte tegeleda kogu aeg sellega, et uurida, mis toimub ja mis on kõige taga. Ei ole disainitud sellise, sest tekitab ülimalt kõva vaimse närvikavaga inimesed suudavad seda teha, sest teistel tekitab see depressioon ja tead ise, räägi maailma hädadest oma naisele natukene 2-3 päeva järjest ja vaata, mis juhtub. No, sa halvate, täielikult sa halvate ära, sest ta ei funktsioneeri enam. Tal ei ole vaimset võimekust sellega toime tulla. Sina oled sellest karastunud juba, sa oled treenitud selleks. Keskmise inimese jaoks tähendab seda, et kui sa mu vundamenti loksutama hakkad, kuidas see tähendab siis ju, aga kui see, mis sa praegu räägid, tähendab seda, et nad on meile valetanud, siis tähendab ju seda, et nad on meile ammu valetanud ja siis tähendab seda, et meid on ammu juba meile tagant varastatud ja see tähendab, saad aru, sa hakkad sinna jõudma ja see lõpeb võib-olla sellega, padrun pähe ja nägemist. Et see doseerimisega peab väga ettevaatlik olema, aga miks ma lähen ka närvi on see, et sellised mõned asjad nagu lausselged asjad, nagu maksud ei tõuse punkt ja siis nad kõik tõusevad. Nagu sellised lihtsad, te olete kõik guugeldamise maailmameistrid, aga te ei suuda guugeldada palju on atmosfäärist CO2, 0 korda 0 on 0. Te ei saa aru fundamentaalsetest printsiipidest, eluslooduse printsiipidest. Mingame välja 0,04%, ma ei tea CO2, mingame välja 4%. Miks? Seda kõike võtavad taimed, see on eluslooduse alus. Kui me tahame neto nulli elada, neto nulli tahame elada, siis saad aru, et see ongi elu ilma inimesteta. See on ju suitsiid. Välja surema. Just nimelt, sa ei saa elada, eksisteerida neto nulliga. Neto nulliga ei ole loodust maa peal olemas enam. Te räägite meile loodusest. Neto nulliga ei ole inimest olemas, te räägite meile õigusi tuleb kaitsta. Inimõigused. Millest te räägite? Palun, see on väga lihtne valend. Tehke enda see üks asi selgeks ja saate aru, kuidas teid petetakse, teile valetatakse. Jah. See lühikommentaar on päris pikaks läinud, aga ma ei saa jätta küsimata, kui sa kogu selle teema juba üles tõmbasid ja Partsu ise mainisid ka, et mis sellel mehel juhtus, et ta nüüd sihukest juttu hakkas rääkima, mis sa arvad? Ära küsi, aga ma võime siin lihtsalt arutleda, aga ma ei tea, mis juhtus. Üks variant on see, et kõige utoopilisem variant on see, et kõik on tegelikult mingisuguse arvutiprogrammi kontrolli all ja täna, kes iganes selle avatariga, Partsi nimelise avatariga mängis, siis otsustas, et teeb kino. See on kõige utoopilisem variant. Ei, aga tegelikult vaata, seal võib mitu põhjust. Ma arvan, et sellised realistlikumad põhjused võivad olla üks asi. Kõigil meist on elust tekkinud mingisugune pirn põlema, see saad aru, moment. Nüüd ma sain aru, kuidas sa saad aru, see kõik toimib. See on üks asi, mis seal võis juhtuda. Ta on, kas siis niimoodi sõrmenipsust või graduaalselt mingi aja vältel sunnitud, sest et lihtsalt faktid on eiramatud, nagu ta ise ka mainisin. Faktid on eiramatud ja sa ei saa nendest kõrvale vaadata ja ta on olnud sunnitud oma tõekspidamisi või arusaamu muutma. Eks ole. Ja see avaldus seal siis oli väljendus sellest uuest arusaamast või võib-olla pikka aega olnud seal arusaamast juba. See on üks variant. Teine variant on alati, kunagi sa välistada seda varianti, et inimesed räägivad ilusat toredat juttu sellepärast, et tulla jälle pilti, olla siis osutada seda hetkelist näilist vastupanu selleks, et rääkida mingil ebapopulaarsel teemala, millel on ikkagi päris suur jälgijaskond ja sealt kaudu jälle tõusta pilti ja navigeerida või ütleme siis infiltreeruda või navigeeruda või sättida ennast mingisugustele positsioonidele. Võib-olla seal jälle oma poliitilist kapitali paremini realiseerida, mis iganes. Et see võib ka olla vabalt üks variant, aga ma isiklikult päris ei usu seda, sellepärast, et väga vähesed poliitikud viitsivad ära teha sellise kodutöö ja on nii hea informeerituse tasemega, nagu Parts seal oli. Ehk siis nad annavad sulle üldiselt ümmargusi vastuseid või siis üritavad jääda üldiseks, et säilitada võimalikult palju võimalusi. Aga tema informeerituse tase oli tõesti hea, väljendusviis oli terav, tugev, faktiline. Ehk siis ma selle välistaks,
täieliku oportunistliku sellise põhjuse seal. Et ma arvan, et jah, seal võib olla mingisugune fundamentaalne arusaamade muutus või siis vaata, vahepeal on ka see, et mingisugused inimesed saavad vanemaks, inimesed saavad vanemaks ja siis noortena tehti sigadusi ja siis oled kunagi enne surma seal 60-selt kirjutad eluloo raamatu sellest, mis sigadusi te kõik tegite. Parts võib ka see mees olla, vaata. Võib-olla tunneb, et nagu aega ei ole enam raisata, et mis ma siin enam, kellele ma valetan lõpuks ühel hetkel on vaja oma patte lunastama hakata ja nagu ta rääkis, ta ju mainis ise välja, seal tuleb uurida risti usu ajalugu. Saad aru, seal võib südametunnistus koputama hakata lõpuks. Sa ei saa enam valetada nüüd. Sa tead, et kõrgem jälgib. Täpselt. Ja ma mõtlen seda ka, et kindlasti on meie leeris siis selliseid inimesi päris palju, kes nüüd mingi parts, eks ju, räägib sükest juttu, et ongi, et tal on mingid tagamõtted ja värgid. Aga ma arvan, et nii kaua kui inimene näha oli, et ta ikkagi nagu siiralt uskus seda, mida ta rääkis ja ma arvan ka, et seal taga ei ole nagu midagi sükest väga, väga peidetud. Et me tegelikult peaksime enda ringkondadesse need inimesed nagu avasüli vastu võtma. Et nendest ka ju paljud nagu mõistavad, et kuhu see asi läheb ja nagu ka Muski kohta on ju öeldud seda, et võib-olla ta sellepärast räägibki seda juttu, et ta tegelikult ju teab, et see globalistide agenda kukub kokku ja ta ei taha sellega kaasa minna. Et tegelikult on ikkagi see nagu oportunistlik ka, sellepärast et nad teavad, et meie ringkond paneb selle asja lõpuks paika ja nad tahavad ikkagi nagu meie leeri hoida võib-olla. Ei ole välistatud, midagi saa välistada, midagi ei ole kindel, on ainult tõenäosused, aga ütleme nii, et Musk on ikka täis globalist pundis täpselt samamoodi, et seal pole, ütleme minu jaoks pole küsimustki. Aga jah, eks nad kõik üritavad laveerida lähtudes sellest, milline on hetkeline valdav populaarne arvamus. Nagu siin ju Kaja väga hästi ütles, ega me ei räägi asjadest, mis ei ole populaarsed. Need me teeme lihtsalt pärast ära suure üllatuseni, aga ei ole populaarne sellest rääkida. Seal talitavad kindlasti paljud ja vaata, me ju räägime ikkagi finantsmaailmast. Kõike ja pringi majandus. Eks oma sõnavõtte valitakse ka lähtudes sellest. See on oportunistlik mentaliteet. Oma avaldusi tehakse vastavalt või ütleme selliselt, et säiliks potentsiaal realiseerida võimalikult palju tuluallikaid. Et oma siis nii-öelda visiooni elluviimine tagada ja kindlustada. Et sellepärast ütleme suurel skaalal selliseid jõulisi avaldusi väga palju nagu ei ole. On selline üldine ümmargune jutt. Sealt ei olegi võtet väga midagi oodata, et iga asjaga on nii, et kui ta asjast aru saada, tuleb minna süvitsi. Natukene uurida ja süveneda ja teha kodutööd ise. Ei ole mõtet jääda ootama ja lootma selle peale, et nüüd, ma ei tea, parts või kes iganes, homme siis seal Riigikogus keegi nüüd läheb ja teeb mingi käigu. Minu jaoks on väga kurb, ma korraks mainin see natuke teema väline majandust, aga minu jaoks on nagu väga kurb see, et me tegelikult, võta Ukraina sõda, mis iganes, me saadame sinna mehi nii-öelda lihtsalt ahju. Tegelikult näiteks Riigikokku inimese saatmine, ütleme näiteks Varro saatmine Riigikokku on ka täielikult mehe ahju saatmine. Nüüd mul ülikurb jälgida, mul nagu ülitänulik, halleluuja, palun soovin talle edu ja vastupidavust ja meelekindlust ja vaimutugevust ja kõike seda. Aga mul on kurb vaadata, et nüüd teatud inimesed, mõned mehed, kellest ma pean lugu, peavad seal siis nüüd rääkima sellest, et mina esitasin täna Kaja Kallasele sellise küsimuse. Mis on tahad aplausi nüüd? Aga seal ei olegi muud teha. Sest see ongi nii jabur, see on see, mida sa seal teha saad. Kiidelda sellele, kes esitas teravama küsimuse ja siis süüdistada teda, et ta ei vastanud sulle. Saad aru, see peaga vastu kivi seina jooksmine, see on midagi, mida me juba ammu teame, sellepärast ettevõtjad avalikku sektorisse minna ei taha. Ja paljud avaliku sektori inimesed lõpuks jälle otsivad erasektorit, sest et sa saad aru, et seal ei ole mitte mingisugust väljundit. Sa lihtsalt lähed ja raiud raiud oma nokaga iga päev sama puud, ainult see puu on kivist tehtud, sa ei raiu, sest nokk läheb lõpuks katki ja lõpuks saad surnud ja ongi kogu lugu, vaata, aga see kivi seina sa kahju ei tekitanud, vaata. Et see on nagu nukker seal, et oodata sealt kaudu midagi ei ole mõtet. Meie peame oma käitumise ja arusaamadega looma uue reaalsuse ja sundima
nii-öelda siis valitsejad käpuli või meie oleme ainuke asi, meie mõistus, meie käed, jalad on see, mis loob lisaväärtust. Meie oleme likviidsus, sellepärast võetakse meid sünni hetkel juba arvele ressursina. Makstakse meie lapse eest mingisuguseid, ma ei tea, kulusid, haigla kulusid. Ainult sel tingimusel, et temast tuleb ressurssi, kes hakkab lisaväärtust looma. Meie, ma ei hakka siin tunde ja aega veel arutada, kuidas üldse pangandussüsteem töötab ja kuidas üldse kõik üles ehitatud on, miks meil isikukoodid ja nii edasi. Aga me peame aru saama, lihtsustatud printsiip on see, et meie oleme lisaväärtus. See, mis meie oma peaga välja mõtleme, kätega, jalgadega valmis ehitame, realiseerime. Nii, meie käes on võim ja voli, kui me oleme vaid seda valmis kandma. Me peame võtma selle vastutuse. Seni kaua, kuni me seda vastutust väldime, sellest põgeneme, seni kaua ei ole minu jaoks õigustatud arusaam, et me väärime paremat. Me ei vääri, me väärime täpselt seda, mida me saame. Seda me oleme külvanud, seda me nüüd lõikame. Nüüd, kas nutke ja makske või muutke midagi? Oma elus ja kui minu elus muutub, siis me saame rääkida ja muutub sinu elus ja siis muutub meie ümberolevate inimeste elus ja niimoodi. Ühest saab 2, 2 saab 4, 4 saab 100, 100 saab 10 000 ja nii edasi. Ja, väga hästi öeldud, jah. Peame oma ressursi lihtsalt tagasi võtma enda kätte ja seda õigesti kasutama. Nii, aga aitäh sulle, Elvis. Oli väga hea ja põhjalik kommentaar ja palju edu ja jõudu sulle siis. Tarvis. Otsin võimalust, et sulle sinna Viljandisse ka külla tulla ikka ja loodan, et sul ka seal kõik püsib kursil kenasti. Ja, oled alati oodatud ja ma arvan, et see juhtub varem, kui sa arvata oskad. Aga jah, saan su bussis magada seal. Jaa, täpselt. Aitäh sulle, Peeter, alati rõõm. Selline sai tänane Panoptikumi saade. Suur tänu kuulamast ja vaatamast. Kui meeldis, siis võite teistelegi jagada. Ja kui nii väga ei meeldinud, siis jagage ikkagi. Äkki kellegile meeldib. Järgmine saade juba nädala pärast. Seniks kõigile kena sügist ja palju jõudu. Vanglaplaneedi portaal on tegutsenud juba üle 10 aasta ja paljastanud globaalse finants- ja võimueliidi uue maailmakorra ehitamise tegevuskava.